korstna vahetus täna plaanis, siis eks ta näha, kas läheb 1 päev või 2 päeva. Keris on siis nüüd kividest tühjaks tehtud, 200 kilo oli neid kive siin, siis võrk ja võrk ka veel kive täis. Need kivid, mis siin peal olid, need olid siis ära minestanud ehk siis kuumaga puruks läinud. Ja keris ise nagu peab veel, sellega on kõik väga hästi. Aga korstna võiks ära vahetada ja läheb sama korsten. Nii et ma ei tea, kas ma pean selle ka siit lahti laskma või mitte, igatahes tuleb ta üles ära tõmmata ja vaadata siis, kuidas see olukord seal korstnaga seestpoolt ka on. Siin on siis vana korstna müts, näha, milline see välja näeb, siukene korralikult on mingi tagasi põlemine siin toimunud ja siukene, ma arvan, kellelegi kuskil aiamaale väga hästi läheb. Siin on siis kivid näha, kerise kivid, sisuliselt täiesti rabedaks läinud ja ma arvan, et nendega ei ole väga midagi teha. Võib-olla mõne üksiku leiab, mida saab veel kuskile panna sellele korstna sukale siia vahele kuskile poole. Ja siin on siis nüüd tutikad korstna jupid, korstna müts, tutikas, korralikud siuksed uued ja ilusad. Need on siis sindelkorstna omad. Ja nüüd ei olegi midagi muud kui vana korsten ära võtta. Siit väga sisse näha ei ole, mis siin sees toimub, aga see on siin siukene nagu ta on. Üleval katuse all, seal on nii mega palav, see on mingi 55 kraadi on vist vähemalt sooja. See on ka korralikult siin värv lahti tulnud, ära minestanud, et see kõik tuleks puhtaks teha, ilmselt mingi värviga üle lasta. Ja siin, mis toimub, siin on siis nüüd meil see kummimansett. See ise tundub siuke tummine olema, et sellel ei ole häda midagi vist. Aga no lahti peab ta siit ikka laskma, et see korsten kätte saada. Siin on mingi vits ümber pandud, ma ei tea, see tundub, et see ei ole isegi vist originaal siin. Ühesõnaga, see mansett hoiab päris hästi. Ma vaatan, sellel ei häda midagi. Veidike liigutada ja peaks selle mooduli kätte saama siit. Esimese mooduli. Nii. Jah, väga hästi, sealt juba paistab see ühenduskoht. Võtab korsten lahti lasta ja siis ta üles tõmmata ja siin midagi muud teha ei ole. Ma ei tea, kui otse ta muidugi siin on, aga siuke olukord hetkel on. See klamber tuli lahti suht kergesti. Siin korstna liikumist näha ei ole. Siin on nagu ilusti kõik oma pesas. Kõik hästi. Siin nüüd ei tea, mis olukord siin on. Aga ma võtan kõigepealt selle ülemise mooduli lahti, siis ma päästan need lahti, need on 10-ga siin. Siis see krae lahti, kuigi siin üks polt tundub, et ongi lahti. Korsten on ilmselt liikunud siin. Jah, see oleks pidanud kinni olema tegelikult. Siis keerab selle lahti. Ja siis ma saan liikuma selle korstna üles alla. Ülemine osa tuli ära ilusti. Mansett tundub, et on terve. Kunagi on siin jah mingisugused veekahjustused on, vesi on kuskilt läbi läinud. Või ma ei tea, mis teema siin on katusel. Korsten ei tohiks nagu liikuda see väliskest. Pigem kui liigub, siis veidike kuumaga see sisekest. No võt ei tea, igatahes midagi see korstnapühke seal sees nägi, et on mingit villa või mingit asja lahti, et nende korstende häda on see, et neil on see vist tehase garantii on vist 12 aastat ja neil on see, et kui ära minestavad, siis on niimoodi, et korstant kui korra aastas puhastada, siis tal lõpuks jääb see sisekest jääb selle kuramuse arja külge ja siis on juba hilja. No. See tulekindel vill, mis siin 5 senti sees on,
see mingi aja ilmselt hoiab ja siis on punane kukk sul siit väliskestast ka väljas. Nii et siin on nüüd midagi on täiesti valesti selles mõttes, et see sisemine ei tohiks üldse sellest välimisest lahti olla, see peaks kõik korraga üles tulema, aga ei tule, ta on jumala kõvasti kinni ja mingisugused siuksed klambrid on siit ära lagunenud, lahti tulnud, nii et ma ei tea, mis selle korstnaga midagi väga valesti igal juhul. Ja selle osaga tähendab. Nii et ma proovin nüüd katusele minna ja selliselt katuselt kuidagi kätte saada. See osa, mis siit tuleb nüüd saunast, see osa on ka täiesti läbi omadega, et tundub, et välimine kest liigub ja sisemine on kinni selle küljes, et 16 aastat on ikkagi oma töö teinud. Päris korralik, need peaks tegelikult väga lihtsalt ja vabalt käima. Moodulid üksteise sisse, aga see on jälle samamoodi omadega täiesti läbi. Sellel mooduli jupil siis liigub hoopis välimine külg ja sisemine on paigal, nii et ta ei tulegi niisama ära. Ja ülemine ots on täiesti roostes see siin juba. Et ilmselt on mingi vesi või mingi jama vahele läinud ja see on kõik kinni roostetanud. Ja siis on mingid klambrid siin veel või suruneedid õigemini. Ehk siis see on oma aja ära elanud ja korralikult kohe. Aga nüüd saab ta ära vahetatud ja kes teab, kui tugev see väliskestki on, kui ta juba nii roostes on. Vaja veel kuidagi siit üles ära tõmmata ja siis see vill kokku korjata, sest see vill ilmselt tuleb kõik lahti siit. Ma seda keskmist moodulit ei saa liigutada, see nagu ei liigu üldse. Või kui nüüd minna ekstra alla liigutama, võib-olla siis saab, aga seal on vill. Ühesõnaga, rohkem tööd, kui ma arvasin. Sain lõpuks kätte need. See sisemine liigub täielikult siin sees. See ei tohiks kindlasti mitte nii olla, siis see siin on roostes täielikult. Ainukene normmoodul on see, mis katusest välja ulatus. Ülejäänud näevad päris hirmsad välja. No nagu näha, siis see on sisemine kest ja see on siit seest välja tulnud. Selle iseenesest saaks siia tagasi panna, aga kes ütleb, et õied pidi on? Ma vaatan. Ahah, see sisemine rant on nii ja siis siin on see krae, okei. Nojah, paneme ta siia sisse tagasi. Suitsutoruks, ma arvan, ilmselt kuskile välilaagrisse või telki sobib, aga mingi sauna ehitamiseks see enam ei sobi kindlasti. Ja siin on siis nüüd see üleminek, mis tuli sauna. Siit on valts lahti tulnud. Mingi punkt neediga on pandud seda kunagi. Aga ilmselgelt niimoodi olla ei oleks tohtinud. Samuti oma aja ära elanud suitsutoru. Siin on üks põlv, siuke tummine tükk, seda on mul vaja nüüd kätte saada, see läheb mul käiku. See on kirise juurde, see on hästi paks ja tummine. Ja siin on siis hetkel selline olukord. Korsten, siin on põlveosa, siin on üks krae veel kunagi tehtud. Esimene aurulaks käib sinna vastu, siis tuleb tuletõkke, siis tuleb originaalkinnitus ja see vahe, mis sealt paistab sealt vahest sinna vahetult sauna satu vastu on samamoodi tuletõkke plaadid viilud pandud, et oleks tulekindel see asi. Jah, sinna selle vooliumi taha sai samasugune see plaat pandud, mulle meenub. Ja siin on siis ümber selle läbiviig on kõik tulekindel. Ja siia siis läheb see vill veel peale. Siin on siis nüüd tutikas, korstnamoodul. Ja siin on vanad, korralik, viisakas. Värv pole maha kulunud. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult peaaegu 17 aastat, ma küll ennem ütlesin 16 aastat, aga kohe saab siis 17 aastat, jah. On see niimoodi vastu pidanud ja isegi hästi, ma ütleks. Viimane moodul läheb nüüd katusele ja siis korstnamüts ka ja siis peaks nagu juba väga hea saama. Ilm on täna erakordselt hea. Ei saa üldse vinguda ja viriseda, nii et
see on veits kulunud, aga no, nagu näha on siin roostevaba teras on all, nii et suht suva, kui veidike värvi maas on. Ja korstnamüts on siin, uus. Korstnamütsi paneb ka külge ja siis saab juba väga hea. No. Olukord siis selline hetkel. See mansett on, tundub, et see on jumala korralik, sellele häda midagi. Ja nüüd on ainuke korsten siia viimase mooduli külge panna ja siis saab seest klambritega ära kinnitada, siis läheb see sõõrik sinna külge ja mingi hetk tuleb siis see, ütleme siis kaminakorsten ära eemaldada, et seda kaminat me ehitama ei hakka ja kamina valmidust mul vaja pole. Nii et siis tuleb järgmise projektina selle korstna eemaldamine ja siis selle katuse sulgemine samamoodi. Aga hetkel siis jah, siin katuse peal päikest võtmas, siin on tegelikult nagu mega hea ja soe olla. Nüüd on siis nii kaugel lõpuks korsten, et uus korsten on täiesti läbi toodud siit läbi lae, siis on vaja nüüd tagasi panna siis see originaalklamber. Igal juhul oli see sauna korstna vahetamine väga-väga vajalik, kuna vana korsten oli nii läbi ja see korsten siin, see tuleb ka siis ära eemaldada mingi hetk. Vot, aga jah, jään nüüd siis selle Makita tolmuimejaga siia seda kuradi sodi veel kokku tõmbama, mis siit tulnud on ja alla on ka päris palju kukkunud igasugust manti siit. Nüüd peab hakkama seda kuradi aluteibiga teipima, et ei tuleks aur ülesse ja alles siis saab villa paigaldada ja siis on siin korrusse peal selleks korraks kõik. Valmistan, et saigi ja nüüd on katusel veel vaja mastiksiga see krae teha ja siis peaks olema kõik. Aga siin hakkas nii hullult tolmama nüüd seda kivivilla tolmu, et ma lähen ära siit, aitab küll tänaseks sellel korrussel. Kell on juba vist kohe 9 saamas ja mina olen ikka endiselt katuse peal. Jah, 20:55. Hommikul 9 ajal alustasin 12 tundi, vahepeal käisin 2 tundi ära ka. Ehk siis siukene 10-tunnine tööpäev on olnud. Sain ära pandud siia siis bituumeni selle ruberoidi hermeetiku siukse asja. Mina kutsun seda mingisuguseks, ma ei mäleta enam isega. Mõistus on kokku jooksnud. Ühesõnaga sai see ära pandud siia, mina kutsun mastiksiks ja nüüd tuli meelde. Loodi viskasin ka peale, oli loodis ilusti korsten. Ning mansett sai paika, nüüd on vaja see krae veel panna, see krae on ilmselgelt värvikahjustused ja asjad. Korra mõtlesin, et võtaks sealt selle, aga ega see ka paremas seisus ei ole. Ei oskagi midagi öelda selle video lõpuks, et suht väsitav päev on olnud. Loodan, et see korsten kestab siis veel järgnevad 15 aastat ja Viska kanalile siis jälgimine ka, kui video meeldis ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!